Kas nüüd hakkas kiire pakkimisega või? Ei. Ma teen algust seal vlogiga, sest mul on tunne, et varsti kohtume me meie printsessiga, sellepärast et tänane päev on liikunud selles suunas, et me vist peame varsti sünnitusmajja minema, kuna hommikul märkasin ülesse, siis ma jäin oma limakorgist ilma. Need, kes on sünnitanud, teavad, et see võib ka tulla nädalaid varem, on ju, et see ei ole otseselt mingisugune väga tugev indikaator. Aga siis õhtupoole mul tuli meeletu siuke hormoonide valang justkui üle kogu mu keha. Ehk et ma hakkasin lihtsalt nutma, nii-öelda hüsteeriliselt isegi nutma ühe TikToki video peale, mis oli koerast. Ja siis sealt ma hakkasin mõtlema, et kas ma üldse sünnitamisega hakkama sain, oli nii õnnetu ja ma sain aru, et see ei ole üldse mina, et siin on nagu konkreetselt mingi hunnik hormoone, mis praegu teeb midagi, ma ei tea mida, ja ma pikutasin siin samas ning siis kui ma püsti tõusin, siis oleks justkui kraanid valla keeratud. Ehk et mu püksid olid läbimärjad ja mul on tunne, et mul tulid ära veed. Mis on selles mõttes tore, et see tähendab, et keha valmistub ja me lähme actionisse. Mul on vist olnud mingi 1-2 tuhu, aga need on hästi siuke nagu pika vahega ja ei ole midagi hullu. Et ma ei tea. Ma tean, ma olen valmis selleks. Ma reaalselt olen valmis sünnitamiseks. Ma olen kogunud nii palju teadmisi, kui ma vähegi koguda saan, arvestades, et see on mu esimene sünnitus. Ma usaldan oma keha, ta on alati mega tublisti hakkama saanud, mul ei ole põhjustas üldse kahelda. Ja ma tean, et Peps on tubli, ta on ikkagi meie geenidega. Nii et nüüd lihtsalt tuleb loota, et kõik läheb hästi. Praegu ei olegi midagi muud, kui lihtsalt märgime ülesse, kui mingisugune tuhu hakkab tulema. Ja kuna mu emmakas on siin lähedal trennis ja ta on ühtlasi üks mu parimaid sõbrannasid, siis ta tõenäoliselt tuleb peale trenni läbi, korra vaatab, mis mul see emaka kahel teeb, kuna mu emal tegelikult oli mega kiire sünnitus, et tal oli 3 tundi põhimõtteliselt, kui mina sündisin esimese lapsega. Et ta jõudis haiglasse, ütles, et ta enam jalgu kokku ei pane ja siit beebi tuleb ja sealt ma tulin. Nii et loodame, et ma seda ei korda, aga samas nii hirmus ja nii äge, et võib-olla varsti on meil Pepsu käes. 1, 2, 3, 4. I hate the way they always kiss in the kitchen, acting like they're still just 21. Me endiselt veel ei tea, mis toimub, aga ma valmistun justkui hakkaks Ironmanile minema, ehk siis Reika tegi mulle korraliku koguse pastat, et oleks kiired süskarid, mida energiana kasutada, juhuks kui täna öösel läheb actioniks ja helistasime mu vanematele ka, et isa tuleks Lilile igaks juhuks järgi, et kui me peame öösel minema haiglasse, mis tõenäoliselt on, et me peame minema, kuna peale seda, kui veed tulevad, siis 8 tundi hiljem on nii, et vaja minna kontrolli, et kas kõik on hästi, nii et that's where we're at. Vanemad käisid ära, võtsid lillukese kaasa, nii et ta saab minna nautida natukene majakoera elu mõned päevad, kuniks meil siin siis kogu see trill ja trall käib ja Mari-Liis käis ka läbi. Otsustasime, et ei vaata veel emakakaela, sellepärast et tuhud ei ole veel piisavalt regulaarsed, et oleks mõtet nii-öelda hakata seda traumeerima. Nii et hetkel me lihtsalt istume ja ootame. Keskmine tuhude vahe on circa 10 minutit. Nad on täiesti veel talutavad, et paar tükki on olnud sellised, kus pean nagu päriselt läbi hingama, aga muidu pigem on olnud chill. Nii et võib juhtuda, et isegi täna öösel veel mingit actionit ei toimu, aga eks me näe.
circa tund pool tuhutanud niimoodi, et ma olen duši all, sellepärast et seal on nii palju mõnusam, nii palju vähem valus. Ma proovisin korraks olla ka külili natukene puhata ja magada, aga kui tuhu tuleb külili alles, siis oh my fucking god, see on freaking valus. Nagu reaalselt niimoodi, et võtab nagu keha rappuma. Aga duši all on see täitsa talutav hetkel, nii et ma arvan, et ma proovin circa 15–30 minutit veel tuhutada ilusasti duši all. Ja siis lähme haiglasse, sellepärast, et siis hakkab täis saama see aeg, mis on oluline siis minna üle kontrollida pärast vete puhkemist. Ma korraks tuhutan. Jep. Läbi. Kuna ma ise enam ei suuda neid tuhusid kirja panna, siis ma iga kord ütlen Peikale, kui algab tuhu ja kui lõpeb tuhu, siis ta paneb kirja, aga ühesõnaga, et siis jõuab kell sinnamaale, kus on vaja nagunii KTG-ga pepsut kontrollida ja vaadata, mis siin käitus täpsemalt toimub, nii et proovime veel 30 minutit tuhutada kodus ilusasti ja siis loodame ja palvetame, et meil on emakakaelas ka toimunud mingisugune avatus. Et siit edasi läheks ilusasti tempokamalt kogu see asi. Good morning, sunshine! Action time. Ehk siis, et me oleme ametlikult nüüd sünnitustoas. Kui me kontrolli tulime, siis oli juba 4-5 sentimeetrit avatust. Tuhud siuke 2-3 minutilise vahega. Nii et KTG oli korras, Pepsul on veel ilusasti hea olla. Nii et suures pildis kõik väga tore. Ja saime ka endale sünnitustoa koos vanniga. Nii et see juba täitub siin vaikselt. Et proovin äkki on seal natukene mõnusam tuhutada. Aga muidu tuba nagu sünnitustuba ikka. Kõik vajalik on olemas. Pall on olemas. Isegi püksikukesed on olemas koos sidemega, kui siin vaja on. Ja ma arvan, et see on ka asi, mida ma hakkan väga kasutama, sellepärast, et siia toetada tundub täiesti imeline tuhu ajal. Nii et egas midagi. Tuhutame rahulikult. Nii. Ma olen mega tänulik, et see, kes valves parasjagu oli, et ta oli nõus tegema mulle KTG niimoodi, et ma sain püsti seista. Sellepärast, et minu jaoks isiklikult on tuhud nagu püsti seistes veel kuidagi talutavad, aga kui külili olla või nagu pikutada või istuda, siis see on oh my god. Teine tase põrgut täiesti. Nii et ma olen mega tänulik, et ta tuli vastu ja lasi mul ilusasti KTG all olla niimoodi, et ma sain püsti olla, liigutada ennast. Nüüd on vaja lihtsalt paar tundi seda pulli siin veel teha. Ja siis loodetavasti on printsess juba meiega. Show me a way out, give me your side of the story. Throw me a rope here, I've drifted way too far. Mul on igast asjad küljes, sest mulle pandi, mis asi nüüd siis? Epiduraal-analgeesia. Seljasüsti tehti 40 minutit tagasi. Ja nüüd on täitsa minna alla. Kell 9.33.
nii et Kairi on päris tubli. Lihtsalt loodame, et epiduraal toimib hästi ja siis teeb oma töö ära, nii et varsti saame näha, kes sealt välja tuleb. Nii et kuuled sina pisikene, sa pead ikka ise välja tulema, siin ei ole midagi muud, on ju. Mõtlesin küll ma, et epiduraali ei taha, sest see tundus hirmsam kui sünnitamisvalu, aga samas kui oled juba 8 tundi valutanud tugevalt, siis hakkab mõte liikuma natukene teistmoodi ja praegu mul on väga hea meel, et ma selle epiduraali võtsin, sest ma tunnen ennast taas kord inimesena, et ma polnud maganud siin, või noh, ma ei ole maganud, ma ei tea, kaua ma maganud ei ole. Üle 24 tunni kohe kindlasti. Nii et see, et see epiduraal tähendab seda, et ma saan lihtsalt chillida, olla, tududa loodetavasti natukene ja see eeldatavasti, loodetavasti aitab Pepsule ka kaasa, et kuna mina ei hoia oma keha nii lukus ja sest ma tundsin lihtsalt lõpus, et need viimased tuhud olid siuksed, et ma ei osanud või ei suutnud nagu hingamisega enam kaasa aidata, et ma pigem nagu hoidsin oma keha ise nagu lukus, et siis see tundus siuke pointless, et mis me valutame siin, kui nii-öelda ma tunnen, et mingit tegevust nagu ei ole avanemise mõttes. Aga nüüd meil on paari tunni pärast vaatame üle, mis siis kaelakene teeb ja loodame, et see epiduraal oli hea otsus. Ja tänu sellele, et ma ise saan puhata ja olen siin happy puppy, ta avaneb ilusasti ja saame ikkagi sünnitada. Et see on see, mis on see big dream. Wake me up when this is all over. Take my heart with both of your hands. Kell on vahepeal saanud 12:42 ja ma mõtlesin, et kuna mulle ilmselt anti viimane epiduraali doos, siis ma teen kiire update'i, kuniks mul on mõnus olla veel. Ma pean siinkohal anestesioloogi täiega kiitma, sest ma tunnen oma jalgu, ma saan kõndida, ma saan WC-s käia, aga samas ma ei tunne tuhusid eriti, mis tähendab seda, et ta on ikkagi teinud nagu tööd lihtsalt. Nii et mu hirm epiduraali ees ei olnud üldse väärt seda hirmu. Aga nüüd avatus on juba 7-8 sentimeetrit, mis tähendab, et on lootust, et siin lõunapaiku ikkagi läheb ka sünnitegevuseks ja olen täiesti aus, kardan väga, sest hetkel on suht hea olla, nii et ma ei kujuta ette, kui tugev saab olema see valu kontrast epiduraalilt siis selleks nii-öelda lõpu pressimiseks, aga nii tore oli kuulda, et kui ämmakas katsus avatust, siis ta tundis ikkagi printsessi juuksid ilusasti, nii et ta on nii lähedal, mul on nagu natukene vaja veel pingutada, natukene. Ja siis on printsess kohal. Love will carry all our days till we find another way. No one ever said it'd be easy. Love will carry all our days till we find another way. No one ever said it'd be easy. Yeah. Give me love when this is all over. Ma ei tea, kuidas, aga we did it! Ma olin nii alla andnud juba, mul oli nii valus, nii paha, mul mingi tund aega kohe kindlasti katus täiesti sõitis. Karjusin nagu loom, lihtsalt, et võtke välja, nagu tehke mida iganes, et ei oleks nii valus ja nii raske. Et tuli välja, et printsess oli otsustanud oma käekese panna ilusasti siia pea juurde, mis tähendab, et ta ei saanud väga hästi liikuma. Ja kui ta liikuma sai, siis ta liikus ilusasti oma küünarnukiga mööda minu sükest vaginakest siis. Ehk et lõpuks ta kuidagi välja tuli, kuidas I have no fucking idea. Ja nüüd me siis istume, ootame, oleme siin järelkontrollis, et 2 tundi ei söö, ei joo, pikutan, vaatan, et ei oleks mingit veritsust ega midagi. Platsenta tuli ilusasti välja. Nii et sellega on kõik hästi. Aga Pepsu hetkel ei ole meiega, sest tal olid hapniku näitajad natukene all
et eks tal oli ka raske see välja tulemine sealt. Aga arstid julgustasid, et see on siuke klassikaline asi ja saab kõik korda ja et paari tunni pärast juba näeme teda ja nii et ma loodan lihtsalt, et kõik on hästi, et ma vähemalt sain teda ikkagi rinnal hoida natukene aega. Et holy shit. Ma ei tea, kuidas naised seda teevad, ma reaalselt ei tea nagu. Aga we did it. I would wait a million lonely hours, trying to win your heart, trying to get to where you are. Uskumatu, aga me oleme juba 24 tundi olnud lapsevanemad ja see on olnud hetkel juba täielik rollercoaster. Viimati me nägime teiega siis, kui ma veel taastusin, siis peale sünnitamist, et kui mind veel kokku õmmeldi ja kontrolliti kõiki veritsusi ja asju. Peale seda me saime ilusasti Peepsuga perepalatisse. Et kõik oli hästi, et ta küll käis arsti juures ja vaadati üle, tal tehti teste, et kas tal oli piisavalt hapnikku, tal oli piisavalt hapnikku, aga tal see hapniku saturatsioon ikkagi natukene langes ja ta natukene nagu hingeldas palju. Nii et kui me tulime siia perepalatisse, siis me proovisime imetada ja ta oli nii tubli, ta otsis ilusasti rinde, ta võttis isegi paar korda kinni ja ilusasti proovis seda liigutust teha, aga tal oli natukene raske, sest tal ikkagi see hingamine on raskendatud, et siin õhtu jooksul ka, kui ta meiega oli, siis ta üks hetk hakkas ikkagi niimoodi hingama nagu raspy, ma ei teagi, kuidas eesti keeles võib-olla hea sõna oleks, nagu natukene siuke kare hingamine. Nii et me ikka igaks juhuks kutsusime valve ämmaemanda ja nad viisid ta ööseks ikkagi lastearsti valve alla. Ja täna ta on ka siis terve päev seal olnud, et nad hommikul proovisid nii, et nad võtsid talt selle lisahapniku ära. Aga siis ikkagi see hapniku saturatsioon natukene langes alla selle ideaali, mida nad tahaksid. Nii et ta on terve päev nüüd seal olnud, aga me saame kogu aeg tema juures olla ja käia ja iga 3 tunni tagant ilusasti on ikkagi lapsevanema kohustus tulla ja vahetada mähkusid ja puhastada silmi ja naba ja kõike muud. Nii et ja mina tegin siis hommikul skin to skin, kus ta lihtsalt tund aega magas mu peal ilusasti ja Peika tegi just siin õhtuses vahetuses sama asja ning ma olen õppinud nüüd tänase päeva jooksul ära siukse asja nagu sõõrutamine. Et kuna me imetada ei ole veel saanud, siis selle jaoks, et mul ikkagi piim tekiks ja et tema saaks oma ternespiima kätte, sest see on ju ikkagi kulda väärt kraam, siis ma olen siin sõõrutanud ilusasti tublisti, õnneks tuleb rindadest hästi, nii et toimetame, elame vaikselt sisse kogu sellesse asja, aga ta on nii tubli ja ta on nii ormas ja ma saan aru, et tegelikult on nagu hirmus on nagu vaadata seda, et on seal juhtmetel, aga ma saan aru, et see on vajalik. See on lihtsalt vajalik ja kõik on tegelikult hästi. Kõik arstid on öelnud, et kõik on hästi, et tal on lihtsalt natukene vaja seda lisatuge, et kohaneda. Ja mõtlesingi, et kas asi on selles, et lihtsalt see sünnitamine oli nii raske või sünnitegevus oli nii raske või pikk, aga samas ämmakas ütles, et ei, et tegelikult et kui skaalal 1-10 võtta, et kui keeruline sünnitus võib olla, siis see oli siuke 4-5, et ta ei olnud nagu nii hullu, et natukene halb asend oli, aga sai ikkagi ilusasti välja tuldud ja sai ise tuldud ja et või lõpus tegelikult ikkagi, kuna see käsi oli ebamugavalt, siis nagu natukene aidati kaasa ja tõmmati, aga vähemalt ta tuli ikkagi vaginaalselt, et ei olnud keisri vajadust. Nii et tegelikult on kõik hästi, lihtsalt natukene kurb on olla siin perepalatis ilma temata, aga samas me vaatame seda positiivset poolt, et me saame ennast ilusasti välja magada ja äkki juba homme, ülehomme on piisavalt hästi kõik, et saab meil siin kaisus olla, nii et vaatame, kuidas meil läheb. Käes on 3. päev
haiglas ja lõpuks ometi on Peepsukene ilusasti meie juures ehk et eile olid tal terve päev näidud ilma igasuguse lisatoeta mega head. Nii et õhtul ta lasti ilusasti meie juurde ja me saime siis esimest korda katsetada seda 3 tunni tagant elurütmi, mis saab olema siis meie jaoks uus normaalsus ja ta on praegu muidugi nii pisikene, et ega me muud ei tee, kui istume ja ootame, et millal ta üles ärkab, et saaks talle süüa anda, sest see söögi andmise saaga saab meil olema kindlasti põnev, kuna ta oli alguses ikkagi esimesed 2 päeva intensiivis, siis see tähendab seda, et ta on harjunud sööki saama suhteliselt lihtsalt läbi sondi ja nüüd meil on vaja siis õppida selgeks koos imetamine. Et täna juba üks kord meil õnnestus väga hästi, et see haare oli väga hea ja töötas ilusasti, tellis endale piima. Nüüd ongi lihtsalt natukene see, et ta frustreerub sellepärast, et sealt tuleb ikkagi kordades raskemini kui see, mis ta on harjunud. Nii et tellime ja loodame, et tuleb ilusasti piim sisse, et hetkel me siis imetame, mina veel pumpan ja siis me lisaks anname talle siis sõrmsüstlameetodil veel täiendavat toitu, et tal oleks võimalikult mõnna ja hea olla, et õnneks ta tuli väga heas kaalus, nii et ei ole üldse hullu, et mingisugust tugevat kaalukaotust ei ole olnud. Ja homme on siis see päev, kus on tööl see arst, kes saab ta üle vaadata, et kas kõik on hästi ja äkki õnnestub meil koju saada, sest mind kirjutati täna juba ametlikult välja, kuna mul on kõik hästi. Et lihtsalt praegu ma olen siis haiglas sees just kui Peepsu hooldajana, nii et loodame, et homme on kõik super-tuper, sest väga tahaks tegelikult juba koju enda nii-öelda keskkonda ja mugavusse, kuigi siin selles mõttes on ikkagi super, et mis iganes mure sul on, siis kohe on keegi, kes saab aidata, et enne ka me natukene jändasime selle rinna peale saamisega ja ma sain kohe kutsuda inimese, kes aitas erinevaid poose proovida, et saaks selle õige lahenduse. Vot, aga vaatame, äkki siis homme juba kodus. Would you still take me for a fool if I let give it all away for you? So take me home. Viimasest klipist on reaalselt möödas 6 aega, ehk et Peepsul oli eile esimene minisünnipäev ja alles nüüd on mul piisavalt energiat ja ajumahtu, et võtta see kaamera kätte ja teha sünnitusvlogile lõpp, et mul on meeletu austus kõikide nende emade vastu, kes suudavad sotsiaalmeedia sisu luua põhimõtteliselt kohe peale seda, kui nad haiglast välja tulevad, et ma ei tea, kuidas te seda suudate või kuidas te seda teete, mul võttis ikkagi see kohanemine päris palju aega. Aga nüüd siis teen selle video lõpukese siin ära, et ma vaatasin, et tegelikult materjalis päris palju asju oli juba kajastatud, et mõningad küsimused tulid Instagramis, mis võib-olla siin videos välja ei tulnud, mida ma siis puudutaksin. Kõige esimene oli see, et kui pikk oli sünnitus ja sünnitus oli siis epikriisi kohaselt 16 tundi ja 50 minutit. Ehk et ma ei saanud päris nii lihtsalt tehtud seda asja, nagu mu ema sai, et tuli ikkagi siuke, pikem kui täispikk Ironman põhimõtteliselt pingutus. Et minu jaoks oli siis sünnitus väga raske, et kui rasedus oli väga kerge, siis sünnitus oli ikkagi väga-väga raske. Kuigi, ütlen ausalt, loodus on oma tööd teinud, et ma täna enam ei mäleta seda valu, mis oli sünnitamise valu. Et kui ma üritan mõelda sellele hetkele tagasi, siis mul ei kangastu see tunne kuidagi ja ma ei oskaks seda kirjeldada, ma lihtsalt tean, et see oli minu jaoks väga valus, et järgmine päev ma olin nagu one and done, mina enam kunagi sünnita. Nii meil ongi, üks beebi, piisab sellest täiesti, ei ole vaja seda uuesti teha. Aga tõepoolest täna enam ei mäleta seda valu kui sellist, et üldse sellest päevast tegelikult on meeles ainult siuksed positiivsed asjad, naljakad asjad, näiteks see, et Peika ütles mulle viimased 4 tundi, et kohe on läbi ja ma mingi hetk lihtsalt ütlesin, et ma ei usu sind enam. Aga jah, positiivsetest asjadest võib-olla kõige olulisem minu jaoks oli see, et meil oli äraemmakas, et see oli ikkagi
no nii tore, sellepärast, et ta ilmselgelt oli ilusasti mu sünnitusplaaniga tutvunud, lähtus sellest, ehk et mul ei käinud kogu selle sünnitegevuse ajal mitte ühtegi inimest sünnitustoas, peale siis mu eraämmaka, Katrin Toomingas, Mari-Liis, kes oli siis ämmakas mulle raseduse jälgimise ajal, üks mu parimaid sõbrannasid, ja siis Peika, ehk et ma sain rahus olla ja keskenduda ja teha seda, mis oli minu jaoks kõige suurem väljakutse elus kohe kindlasti. Lisaks ta arvestas seda, et ma ei tahtnud, et mulle kunagi pakutakse epiduraali, et ta pakkus mulle alati naerugaasi või duši või vanni. Et ma pidin ise epiduraali ikkagi küsima ja kui ma küsisin, siis ta ka kohe ei hüppanud pardale, et davai teeme, et nii-öelda rahustas ja ütles, et vaatame, kuidas läheb ja nii edasi, et minu arust ma esimene kord küsisin kuskil 7 aeg hommikul siis epiduraali ja reaalsuses me tegime selle mingi 8:30 või 9 seal vahemikus, nii et sai veel tuhutatud seal vahepeal korralikult. Siis küsiti rebenemise kohta ja ma saan täiesti sellest aru, sest minu jaoks oli see ka üks siuke nii-öelda hirmsaid asju sünnituse juures, et kuidas see läheb. Mul isiklikult suhteliselt vedas, et kuigi beebil oli käsi siin üleval ees, mis tähendab, et see pindala, mis pidi välja tulema, oli kõvasti suurem, siis ma sain 2. astme rebendi, et astmeid on siis kokku 4, 1-4, et mul oli 2, mis on siis suhteliselt siuke okei, et ei olnud üldse hullu. Ja ma ütleks, et tõepoolest sellest taastumine oli maksimaalselt 10 päeva, et jah, algul ei saanud istuda, pidi külil olema ja Peika pidi natukene rohkem lapsega tegelema ja mind aitama, aga ütleks, et sünnitamise kõrval oli see rebendist taastumine siuke köket-möket, vähemalt minu jaoks isiklikult. Vot, et selline oli siis meie sünnituslugu. Ma olen mega rahul ITK-ga ja mega rahul kõigiga, kes meid aitasid seal haiglas. Nii imetamise koha pealt nõustasid, kui vaatasid Peipsu tervist, kui minu tervist, et tõepoolest väga professionaalsed ja toredad inimesed. Ja kui te otsite eraämmakat, siis väga julgen Katrinil soovitada, et siuke konkreetne, tark, samas hästi positiivne, heatahtlik inimene, et nii hea vibe'iga ja mul on väga hea meel, et ta meiega seal sünnitamas oli. Aga egast midagi, ma arvan, et siinkohal siis tõmban video kokku. Kui te olete sünnitama minemas ja vaatate selle pärast seda videot, siis good luck, you got this. Et nagu öeldakse, siis see on üks valu, millel vähemalt on väga positiivne lõpptulem, et sul on pisikene inimene, keda sa armastad tõenäoliselt rohkem kui midagi maailmas, nii et jah, vot, lõpetame siinkohal ära ja näeme järgmises videos. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark.